Tere tulemast tagasi Matematori YouTube'i kanalile ja täna on meil teemaks eksponentvõrrandid. Eksponentvõrrandid on ka suhteliselt siuke keeruline teema, kuid ma üritan teil siis abiks olla täna ja äkki saame koos mõned eksponentvõrrandid lahendatud. Kuid sellega siis hakkame teemaga pihta. Nii, ja eksponentvõrrandite lahendamiseks me peame tuletama endale meelde astendamise põhivalemid, nii et alustame esimese valemiga. A astmel m korda a astmel n võrdub siis a astmel m pluss n. Ma teen siin kiire ülevaate, et ma ei hakka väga pikalt selgitama, kuid ma näitan teile ära, mis valemeid me täna kasutame. Samamoodi a korda b astmel n on võrdne a astmel n korda b astmel n. Sama kehtib ka siis jagatise, kus a jagatud b-ga astmel n on sama, mis a astmel n jagatud b astmel n. A astmel m jagatud a astmel n, see on võrdne siis a astmel m miinus n. Kui meil on a astmel m astmel n, siis need astmed omavahel korrutatakse. Ja nende ümber keerlebki siis eksponentvõrrandite lahendamine. Kuid hakkame pihta enda esimeste näidetega. Võtame ühe näite, kus meil on 3 astmel x võrdub 81. Eksponentvõrrandites me esmalt üritame siis saada mõlemad võrrandi pooled samale alusele. 3 on siis algarv, nii et seda me muutma ei hakka, kuid 81. Siit oleks väga kasulik ära näha, et 81 on siis 9 ruudus või siis 3 astmel 4. Ja meil on siin kasulikum, kui me võtame selle 3 astmel 4, ja saame, et see on 3 astmel x võrdub 3 astmel 4 ja siit me näeme kohe ära, et x võrdub 4. Ja samamoodi, kui teeme kontrolli, siis 3 astmel 4 kalkulaatoril võite sisse panna, on 81. Ja nüüd lähme teise näite juurde, kus meil on 2 astmel 3 x pluss 7 võrdub 8. Samamoodi vaatame, et 8 on 2 kuubis ja me saame, et 2 astmel 3 x pluss 7 võrdub 2 astmel 3 ja kui meil on mõlemal pool sama alus, siis me saame selle kirjutada välja ainult astmete abil, kus 3x pluss 7 võrdub 3. Siit 3x võrdub 3 miinus 7. Jagame selle 3-ga, saame, et x võrdub miinus 4 kolmandikku. Nii, ja teeme kontrolli. Paneme siis selle sisse, et 2 astmel 3 korda miinus 4 kolmandikku pluss 7 võrdub 2 astmel miinus 4 pluss 7 võrdub 2 kuubis, mis on 8. Ja vastus on õige. Vaatame nüüd ühe näite veel, kus meil on 4 astmel x ruudus miinus 1 miinus 64 võrdub siis 0. Siin meil kõige lihtsam, alati saab ka teha seda 2 astmetega, kuid siin, kui meil on 4 antud, siis jätame 4 peale selle, viime 64 teisele poole, saame, et see on 4 x ruudus miinus 1 võrdub 64. Siit tuleb lihtsalt ära näha, et 64 on 4 kuubis ja me saame, et see on 4 astmel x ruudus miinus 1 võrdub 4 kuubis. Nii, ja siit me näeme, et x ruudus miinus 1 võrdub 3 ehk x ruudus võrdub 4 ja me saame, et x1 võrdub 2, x2 võrdub miinus 2 ja kui me teeme kontrolli, me saame et see, kui x on meil 2, siis see on 4 astmel 4 miinus 1 miinus 64 võrdub 4 kuup miinus 64 võrdub 0 ja sama kehtib ka siis miinus 2, kuna meil x on siin ruudus. Aga vaatame nüüd ühe teistsuguse näite. Kui meil on 4 astmel x ruudus miinus 1 miinus 32 võrdub 0. Kui me siin teeme samamoodi, me saame, et see on 4 astmel x ruudus miinus 1 võrdub 32. Kuid 32 ei ole 4 aastat, siis siin me vaatame, et 4 on lihtsalt 2 ruudus, me saame, et see on 2. Kui on 2 astmel x ruudus miinus 1, siis astmed korrutatakse, ehk me saame, et 2 astmel 2x ruudus miinus 2 võrdub 2 astmel 5. Seda võite läbi proovida kalkulaatoriga jälle ja saate, et 2 astmel 5 on 32. Siit me saame jälle välja kirjutada, et 2 ruudus miinus 2 võrdub 5 ehk x ruudus võrdub 3,5 ja siin x1 võrdub pluss ruutjuur 3,5 ja x2
võrdub miinus ruutjuur 3,5. ja et seda ma ei hakka kontrolli läbi tegema, kuid kui te panete kalkulaatorisse, näete, et tuleb õige vastus ja see oligi rohkem näidata, et tihtipeale me ei saa lahendada ülesannet, kui me jätame selle algkujule, vaid me peame kuskilt leidma erinevaid astmeid. Nii, vaatame järgmist näidet. 64 korda 4 astmes 3x võrdub 16. Siin, kui me jagame mõlemad pooled 64-ga läbi, saame, et meil on 4 astmel 3x on võrdne 1/4. Mis tähendab, et 4 astmel 3x on võrdne 4 astmel -1. Jälle viisime samale alusele mõlemad pooled. Ja siit me näeme, et 3x võrdub -1 ehk x võrdub -1/3. Ja kui me teeme kontrolli, siis meil on 64 korda 4 astmel 3 korda -1/3 võrdub siis 64 korda 4 astmel -1 on 1/4 võrdub 16. Ja parem pool meil siis võrdub ka 16 ja vasak pool võrdub parem pool. Vastus on õige. Lähme järgmise näite juurde ja meil on siin 36 astmel 3b jagatud 36 astmel 2b võrdub 216 astmel 2 miinus b. Kuidas meil oli siis astmete jagamisega? Ehk vasakul pool me saame 36 3b jagatud 36 2b, me lahutame astmed, ehk me saame 36 3b miinus 2b. Ja siit me peaks ära nägema 216 me saame kirjutada kui 6 astmel 3 ja see siis astmel 2 miinus b. Samuti me saame 36 kirjutada 6 ruudus ja siit meil tulekski, et 6 astmel 6b miinus 4b on võrdne 6 astmel 6 miinus 3b. Alused on samad, saame kirjutada välja. Me näeme, et 6b miinus 4b on 2b, ehk 2b võrdub 6 miinus 3b. Siit me näeme, et kui me toome b ühele poole, 5b võrdub 6 ja siit, et b võrdub 6/5. Et seda kontrolli on meil suhteliselt raske teha siin, kuid kontrolli tegemiseks me võime kasutada kalkulaatorit ja arutada sellega selle vastuse välja. Või me teemegi endale elu lihtsamaks ja me saame, et see on 36 astmes b on võrdne 36 astmes 6/5 ja see ligikaudu siis on 73,7 ja parem pool on siis 216 astmes 2 miinus 6/5 ja kui me arvutame kalkulaatoriga selle välja, saame samuti, et see vastus on ligikaudu 73,7. Et jah, alati kontroll ei saa ainult peast teha. Ja nüüd vaatame logaritmimise võtet. Nii, meil on näiteks 5 astmel x võrdub 13. Mõlemal poolel on meil algarvud ja me ei saa kuskilt mingeid astmeid välja leida. Siis me kasutame võtet, kus me korrutame mõlemad pooled mingi logaritmiga, vahet ei ole, mis see on. Kalkulaatori kasutamiseks on kindlasti lihtsam kasutada logaritm alusel 10, kuid me saame kasutada logaritm alusel 5, et näiteks pärast selle 5 välja saada, aga sellest räägin ma hiljem. Ja meil jääb logaritm 5 astmel x võrdub logaritm 13. Logaritmide valemiga me teame, et me saame tuua x-i siia ette ja me saame, et x logaritm 5 võrdub logaritm 13. Kui me viime logaritm 5 teisele poole, saame, et see on x võrdub logaritm 13 jagatud logaritm 5. See on siis ligikaudu 1,5937, et ma kirjutasin palju komakohti, et kui me teeme kontrolli, me paneme 5 astmel 1,5937, siis me näeme, et see on ligikaudu 13,0002. Et ta ei ole päris 13, kuna me oleme siin ümarduse teinud. Kui panna x asemele täpselt see logaritmide jagatis, siis saate täpse vastuse. Ja selline on logaritmimisvõte. Vaatame nüüd 2 viisi, kuidas ülesannet lahendada. Meil on 9 astmel x miinus 10 võrdub 1. Kasutame logaritmimisvõtet, korrutame mõlemad pooled logaritmiga ja saame, et see on logaritm
9x miinus 10 võrdub logaritm 1. Ja mis me teame, mis logaritm 1 on? See on 0. Kui me toome 9 astme logaritmi ette, saame, et see on x miinus 10 logaritm 9 võrdub 0. Ja siit me teame, et logaritm 9 ei võrdu 0-ga, ehk ainuke võimalus on meil, kui see sulg siin võrdub 0-ga ja see on juhul, kui x võrdub 10. Ehk vastus on x võrdub 10 ja seda me näeme väga hästi, et kui me kontrolli teeme, siis 9 astmel 10 miinus 10 on 9 astmel 0 ehk 1 ja vasak pool võrdub parem pool. Aga kui me lahendame seda teistmoodi, võtame 9 astmel x miinus 10 võrdub 1. Me teame, et 9 on 3 ruudus, ehk kirjutame selle välja, et 3 ruudus, korrutame astme 2-ga läbi, saame, et see on 2x miinus 20. Aga millal on 3 astmel n 1? Siis kui aste on 0, ehk see on 3 astmel 0. Ja nüüd meil on mõlemad samal astmel ja me saame, et see on 2x miinus 20 võrdub 0, ehk 2x võrdub 20 ja x võrdub 10. Et neid ongi võimalik kahte moodi lahendada ja mõlemad töötavad. Nüüd meil on näide, kus on 9 astmel x miinus 3 astmel x miinus 6 võrdub 0. Seda me saame vaadata, et me näeme, et 9 on 3 ruudus ja astmete valemite abil me näeme, et see on 3 astmel 2x miinus 3 astmel x miinus 6 võrdub 0. Ja 3 astmel 2x see on täpselt sama, kui me kirjutaks, et see on 3 astmel x ruudus. Ja kui me asendame 3 astmel x näiteks u-ga, siis me näeme, et me saame u ruudus miinus u miinus 6 võrdub 0. Ja lahendame nüüd vastava ruutvõrrandi ja me saame, et see on 1 pluss miinus ruutjuur 1 pluss 24 jagatud 2-ga, mis on siis 1 pluss miinus 5 jagatud 2-ga. Ehk u1 on meil 3 ja u2 on miinus 2. Nii ja nüüd vaatame, kuna me asendasime 3 astmel x u-ga, siis 3 astmel x võrdub u1 ehk siis 3 ja siit me näeme, et x on lihtsalt 1 ja kui meil on 3 astmel x võrdub miinus 2, siis me näeme, et siit on lahendid puuduvad. Sest kui on 3 astmel x, siis vahet pole, mis me sinna kirjutame, me ei saa kunagi saada negatiivset arvu. Ja teeme nüüd ülesandele kontrolli. 9 astmel 1 miinus 3 astmel 1 miinus 6 võrdub 9 miinus 3 miinus 6 võrdub 0. Parem pool on ka 0, ehk siis vasak pool võrdub parem pool. Vaatame nüüd järgmise näite, kus meil on e astmel 2x miinus 3 e astmel x pluss 2 võrdub 0. Kasutame siin sama trikki, kus me paneme e astmel x võrduma u-ga ja me saame, et see on u ruudus miinus 3u pluss 2 võrdub 0. Lahendame ruutvõrrandi ja me saame, et u võrdub 3 pluss miinus ruutjuur 9 miinus 8 jagatud 2-ga võrdub 3 pluss miinus 1 jagatud 2-ga. Ehk u1 meil on 2 ja u2 on 1. Vaatame nüüd lahendeid. Kui e astmel x on u-ga võrdne, siis e astmel x võrdub 2-ga. Me saame siin teha kiire logaritmimisvõtte, kus me korrutame mõlemad pooled läbi ln-iga ja siis me saame tuua x-i ln-i ette, meil jääb x ln eest võrdub ln2 ja siit me teame, et ln-e võrdub 1 ja siis x võrdub ln2. Ja kui e astmel x võrdub 1, siis x võrdub 0. Kui on mis tahes arv astmel 0, siis see on alati võrdne 1-ga. Ja teeme ka selle jaoks kontrolli, et kui x on 0, siis meil on e astmel 0 miinus 3 korda e astmel 0 pluss 2 on siis 1 miinus 3 pluss 2 võrdub 0, parem pool võrdub samuti 0. Kui meil on x on ln2, siis meil on e 2 ln2 miinus 3 korda e astmel ln2 pluss 2
kui te mäletate, siis meil oli, et mingi arv a astmel logaritm alusel a b-st võrdub lihtsalt b. Ja kuna meil siin on naturaallogaritm, siis selle alus on e. Ehk kasutades seda valemit, me saame siit muidugi ka selle 2 tuua siia astmesse. Ehk meil jääks e astmel ln 2 ruudus miinus 3 korda e astmel ln 2 pluss 2. Ja siit me näeme ära vastavalt valemile, et siia jääb meil 2 ruudus miinus 3 korda 2 pluss 2. Ja kui me arvutame selle välja, me saame, et see on 4 miinus 6 pluss 2 võrdub 0. Ja parem pool võrdub samuti 0. Ehk mõlemad lahendused on õiged. Nüüd vaatame ühte tiba keerukamat näidet. Meil on 2 korda 81 astmes x miinus 5 korda 36 astmel x pluss 3 korda 16 astmel x võrdub 0. Siin me näeme, et 81 on 9 ruudus, 36 on 6 ruudus ja 16 on 4 ruudus. Nii et kirjutame selle välja endale lihtsamalt, kus on 2 korda 9 astmel 2x miinus 5 korda 6 astmel 2x pluss 3 korda 4 astmel 2x võrdub 0. Siin me kasutame süükest nippi, et me jagame selle läbi 6 astmel 2x-iga. Ja miks me seda teeme? Esiteks, me tohime jagada läbi, sest et 6 astmel 2x ei ole kunagi 0 ja 0-iga me jagada ei tohi. Ehk siin jagamine on täitsa lubatud. Kui me jagame selle 6 astmel 2x-iga läbi, me kaotame selle teguri siin ära üldse. Ja meil jääb 4 kuuendikku ja 9 kuuendikku, mis on omavahel pöördarvud, ehk neid me saame pärast kasutada. Nii et vaatame nüüd. Meil jääb 2 korda 9 jagatud 6 astmel 2x miinus 5 korda 1 pluss 3 korda 4 jagatud 6 astmel 2x. Miks ma saan kirjutada astmel 2x sulgude taha, on siis jällegi astendamise valemite järgi. Siin nüüd me näeme, et me saame selle kirjutada välja kui 2 korda 3 kahendikku astmel 2x miinus 5 pluss 3 korda 3 kahendikku astmel miinus 2x. Nüüd, et kaotada ära üks nendest astetest, me peame korrutama kõik läbi 3 jagatud 2 astmel 2x-iga. Ja miks see nii on? Sest et kui meil on 3 kahendikku astmel 2x korda 3 kahendikku astmel miinus 2x, siis astmed liidetakse, me saame 2x miinus 2x on 0, mis siis võrdub 1. Et korrutamegi sellega läbi, me saame, et see on 2 korda 3 kahendikku astmel 4x miinus 5 korda 3 kahendikku astmel 2x pluss 3 võrdub 0. Ja meil on siin jälle ruutvõrrand. Asendame 3 kahendikku astmel 2x u-ga ja me saame, et see on 2u ruudus miinus 5u pluss 3 võrdub 0. Lahendame ruutvõrrandi ja kirjutame siit välja, me saame, et see on 5 pluss miinus ruutjuur 25 miinus 24 jagatud 4. Ehk see on 5 pluss miinus 1 jagatud 4. Jällegi siin tuleb tähelepanelik olla ja näha, et meil u-ruududes on 2, ehk see on jagatud 4. Ehk meil siit u1 võrdub 6 neljandikku ehk 3 kahendikku ja u2 võrdub lihtsalt 1. Ja nüüd, kui me vaatame, mis me siia üles kirjutasime, et 3 kahendikku astmel 2x on võrdne u-ga, järelikult 3 kahendikku astmel 2x on võrdne 3 kahendikuga. Siit me näeme, et x on 1 kahendik, sest et meil oleks vaja astet 1 ja 2 korda 1 kahendik on võrdne 1. Samamoodi 3 kahendikku astmel 2x võrdub 1 ja siit me näeme kohe ära, et x peab olema võrdne 0-iga, et see toimuda saaks. Ja teeme nüüd vastava kontrolli. Meil olid siis x võrdub 1 kahendik ja mingi arv astmes 1 kahendik on lihtsalt ruutjuur sellest arvust, ehk kui me kirjutame 2 ruutjuur 81 miinus 5 ruutjuur 36 pluss 3 ruutjuur 16. Me saame, et see on sama, mis 2 korda 9 miinus 5 korda 6 pluss 3 korda 4 võrdub siis 18 miinus 30 pluss 12 võrdub 0.
parem pool on samuti 0 ja vasak pool võrdub parem pool. Ja kui x on 0, siis see on 2 korda 81 astmes 0 miinus 5 korda 36 astmes 0 pluss 3 korda 16 astmes 0 on lihtsalt 2 miinus 5 pluss 3 võrdub 0 ja parem pool on samuti 0. Ehk need vastused, mis me siin enne välja kirjutasime, x võrdub 1 kahendik ja x võrdub 0, on õiged vastused. Ja lähme nüüd viimase ülesande juurde, mis meil täna on. 6 astmel x miinus 2 astmel x võrdub 2 astmel x pluss 1 miinus 6 astmel x pluss 1 pluss 2 astmel x pluss 2. Esmalt mulle meeldib kirjutada see lihtsamini välja, et mul oleks paremini aru saada, siis mul jääb 6 astmel x miinus 2 astmel x võrdub 2 korda 2 astmel x miinus 6 korda 6 astmel x pluss 2 ruudus on 4, 4 korda 2 astmel x. Viime siis kõik 2 astmel x-id ühele poole, 6 astmel x-id teisele poole ja me saame, et see on 7 korda 6 astmel x on võrdne 7 korda 2 astmel x. Kui me jagame mõlemad pooled 7 korda 2 astmel x-iga läbi, me saame, et see on 3 astmel x võrdub 1. Ja millal on 3 astmel x võrdne 1-ga, siis kui x on võrdne 0-ga. Ja kui me teeme ka kiire kontrolli, me saame, et see on vasakpool on siis 6 astmel 0 miinus 2 astmel 0 on 1 miinus 1 võrdub 0 ja 2 astmel 0 pluss 1 miinus 6 astmel 0 pluss 1 pluss 2 astmel 0 pluss 2 on lihtsalt 2 miinus 6 pluss 2 ruudus võrdub 2 miinus 6 pluss 4 võrdub 0 ja vasak pool võrdub parem pool. Aitäh, et vaatasite järjekordset Matamentori videot ja seekord siis eksponentvõrranditest. Ma loodan, et see video tuleb teile abiks ja saate selle teema nüüd natuke selgemaks. Et ma lahendasin teiega lihtsalt paar näidet läbi ja tegin nii, kuidas ma teeks, kuid neid ülesandetüüpe on lõpmatult palju ja te peate lihtsalt lõpuks olema võimelised täiesti uut ülesandetüüpi ise lahendama nende teadmiste põhjal, mis te olete siis omandanud varasemalt ülesandeid lahendades. Aga sellega siis jätke videole like, kui teile see meeldis, jätke kommentaaridesse enda nippe ja trikke, millega ma võiks tegeleda, tellige Matamentori YouTube kanalit ja olge mõnusad. Ära stressa.